Tere, head sõbrad! Mina olen Kaspar, alias Brain Lion. Ja täna sooviksin ma teile rääkida aju tervisest ja visualiseerimise kunstist. Et minu ellu tuli siis suur muutus, kui ma lõpuks mõistsin, et kõik psühholoogiline on tegelikult ju füsioloogiline. Meie mõtted, meie tunded ja käitumine lähtub otseselt sellest, milline on meie aju. Kui oled saanud näiteks peatrauma või elanud pikka aega stressis, võib see mõjutada kogu su isiksust. Ja see ei ole nõrkus, see on neuroloogia. Mina proovisin aastaid muuta oma mõttemustreid, harjumusi ja elu. Aga läbimurde tõi see, kui hakkasin hoolitsema oma aju eest. Toidan oma aju paremini. Kallis aju, annan sulle head süüa. Liigun mõõdukalt või siis rohkem, kuidas kellegile. Et piisab, kui sa käid lihtsalt jalutamas iga päev. Ei pea olema tippsportlane. Ja tasub õppida uusi asju ja treenida oma vaimu. Sama lugu, ei midagi keerulist. Loe raamatut. Näiteks, kui sa oled paremakäeline, siis pese oma hambaid lihtsalt vasaku käega. Ja nüüd tähelepanu, kuna aju on plastiline, ehk aju suudab kohaneda ja luua uusi seoseid, olen lõpuks omandanud uued mõttemustrid, mis toetavad mind, mitte ei saboteeri. Ja üks võimsamaid tööriistu, mis seda protsessi toetab, on visualiseerimine. Et teeme nüüd ühe asja selgeks, et visualiseerimine ei ole kindlasti mingi spirituaalne hookus-pookus, vaid visualiseerimine on neuroteadus. Jah, ma võin seda ühe korra veel välja öelda, et visualiseerimine on neuroteadus. Kui kujutad ette, et elad soovitud elu, sul on armastus ja sul on vabadus teha valikuid siin, nüüd ja praegu, selles hetkes, siis sinu aju usub seda ja loob vastavad närviühendused. Lihtsalt seda sisendit tuleb pidevalt toita, et need närviühendused ka püsiksid. Ole kena, võta endale see aeg, 5 minutit, 10 minutit päevas ja loo endale kujutluste kaudu paremat elu. Ja toida seda visuaali. Ja nii sünnibki uus reaalsus. Nii sünnib uus sina. Ja kui me kõik koos visualiseeriksime rahu, mitte ei toidaks hirmuenergiat, siis sellest muutuks ka maailm. Aitäh teile, head sõbrad! Kõike head ja ilusat päeva!